Nii, fenomenaalsed inimesed. Rakett Power alustab. Esimene asi ikka. Vaatame üle Forex Factory, kas meil on tõesti mingid high impact uudiseid, mille ümber on tavaliselt hästi hea treide planeerida. Sest kui ikkagi on siuke, ütleme siis väga võimas uudis tuleb, siis tõenäoliselt enne seda meil toimubki nagu reaalne consolidation. Ma hetkel vaatan nüüd ka seda kogu kalendrit, sellepärast et mul on selline tunne, et me valmistume millegiks nagu ette, aga siin ei ole minu silmis nagu mingid monthly CPI uudised, ei tohiks turgu nagu nii räigelt shake'ida. Aga põhjus, miks ma arvan, et me valmistume millegiks ette, on see, et kui ma panen nüüd dollari-indeksi graafiku peale, eks ju, siis tegelikult me näeme ära, et mis meil viimased 2 päeva on põhimõtteliselt minimaalne movement, kui seda üldse saab mingiks momentiks nimetada, täiesti fugaasi liikumine. Ma loodan, et keegi teist nagu ei lähe väga segadusse, kui ta hakkab siin väikestel timeframe'idel treidima. Ma mõtlen just neid paari päeva, sest need on täpselt sellised olukorrad, kus ma tean, et kui mina isiklikult poleks limit ordereid näppinud, siis ma oleks endale päris mitu head ideed maha müünud, vaata, aga nad ei ole nii head. Et see on siuke hästi siuke omamoodi päevad on olnud, ütleme niimoodi, et mitte midagi erilist. Aga nii, suures pildis ega ei olegi eriti midagi nagu juurde meil reaalselt prinditud. Küll oli nüüd see, et kui me eile olime siis siin punktis, on ju, alguse vaikselt suusatasime, võtsime välja küll selle trendline liquidity, mis meil siin peal oli, eks ju. Aga jällegi, see koht on siuke täiesti middle of range, me pole ei A-s, ei B-s, ehk siis kõige esimene, kui üldse peaks mingi mõte tekkima, siis ma isiklikult paneks 2 alerti, paneks ühe imbalance 50% ja teise reaalselt siia alla. Ja ma tõesti tunnen, et kui ta ei ole ennem nagu mu alert ära hittinud, siis mul ei ole reaalselt põhjust seda turgu nagu näppida. Siin vahepeal ma lihtsalt ei tunne, et ma tahaks midagi leida. Põhjus on juba sellepärast, et mul on liquidity all, liquidity on üleval, imbalance all, imbalance üleval, ehk siis confuses me a lot. Tavaliselt, kui mingi asi jääb segadusse, siis ma ikka teda ei näpi niisama nagu. Aga possible stsenaariumid on ikkagi see, et imbalance fill, ma ikkagi ootaks, et meil kukuks, või siis teine variant on see, et tuleme siia, buy to sell. Ehk siis klassik good looks küpsetab. Euro-USD pealt tegelikult väga sarnane lugu, et see eilsest bounce'ist me juba tegelikult natuke rääkisime, et kellel siis ütleme niimoodi, broker ära fillis, väga nice, kellel ei fillinud, pole ka hullu, elu läheb edasi, me ei kaadanud ega midagi. Ja euril on suht sama seis nagu dollaril. Ma tahaks näha, et Dixi võtab mingi suuna, siis ma paneks selle price action üle selle Eurosti peale, aga üks koht ka, mis IF juba eile rääkis kõnes nagu alumised, ülemised kohad üle, et ma tõesti tunnen, et me ei pea nüüd praegu siin üle nagu nämmutama veel. Et mis plaan on ja niimoodi. Nii, GBP USD. Ma olen endiselt GBP USD-l nagu hetkel veel bullish mindsetiga. Target zone oleks siia major imbalance'i, samamoodi kõik see ütleme siis niimoodi, et kogu see liquidity kast, mis siia on nagu ehitatud. Minu jaoks on see kõik see nagu money. Ja ma jälgin seda GBP USD-d, mis ta teeb, see eilne, see price action. Tagantjärgi vaadates oleks võinud tõesti isegi jätta selle limiti, aga tihti paljudes olukordades on lihtsalt niimoodi, et kui ta kohe ära ei aktiveeri, siis tegelikult it is what it is. Jällegi, see price action, mida me näeme, on ikkagi bullish suunaga. Meil on ikkagi kõrgemad close'id. Siit järjest tulevad higher high'd. Kui nüüd mingit discount Londoni alguses pakub mulle, siis ma olen päris veendumusel tegelikult, et ma sellega võtan. Ja see trade võiks välja näha siit. Ma annaks talle 12 pippi siit esimesest enterist, teisest jääb isegi poole vähem, siuke 8-7 pippi, 1-5-le ja siis idee ongi selles, et kogu see Asian eilne liquidity välja ja siis up we go.
jällegi alert paika, mina isiklikult panen kindlasti siia limit orderi, mulle väga meeldivad limitid, teen ka selle, ütleme siis niimoodi, et nagu trade room'i kõlbulikuks, nii et kõikide jaoks loogiline on ja täitsa tunnen, et polegi mul eriti midagi muud rohkem share ida. Vaatan, et chati tulid analüüsid, mis on nagu nice. GBP USD elarveedla sama sats. Täitsa nõus mees, täiesti nõus. Liquidity take on varasem koht. I love it. GBP aud, oled juba siit sees, põhimõtteliselt same. GBP audi võiks küll täitsa tšekkida siis. Nii, vaatame natuke seda. Daily peal samamoodi 2 päeva, täitsa kinni tõmmanud ennast. Natuke nüüd 15 min on sul. 15 min. Siin on see varasem sweep. Me oleme turule uue selle teinud AB, eks ju. Sa ootasid. Ma vaatasin seda väikest imbalance'i filli 15 minuti peal. See sama koht. Ja, miks mitte? Nagu reaalselt. Panen endale ka siia alerdi. GBP aud on siuke hea paar, kui ikka max discounted. Jah, lihtsalt mulle praegu tundub, et kui ma võrdlen nüüd GBP audi, GBP ust, et väga nagu sarnased setupid, GBP ust näeb mõnes mõttes võib-olla isegi puhtam välja. Aga just see esimest targetiteni risk-reward jääb GBP USD-l parem, siis tõenäoliselt ma valin tolle paari, aga see potentsiaal sellel paaril, kui ta suutis nii kiiresti siit alla sadada, mis ühtlasi tegelikult ju on ikkagi meie varasem väga-väga kena struktuur, me oleme mingi max discounted 88,6 nagu näha on, bullish momentum järjest kikib sisse. Et jah, ma olen nõus Elarise analüüsidega, mulle meeldivad need markupid. Good job, man. Aga mina lõpetan enda poolt, kui keegi tahab midagi veel jagada, just do it. Toi. Ma hetkel tšekkisin siin Bitcoini daily peal ja eile sulgusime suhteliselt tegelikult kokkuvõtteks, ma arvan, et ütleks bullish on ju, et see punane on, see ei tähenda, et see bullish küünal ei ole. Ma ei tea, mulle meenutab see suht pin-baari, aga see võib ka doji olla. Aga see ei ole väga tähtis. Mulle jääb silma hetkel see 34,200 ala järgmisena, mis võiks olla siuke korralik järgmine resistance ala, mida täna võiks hittida veel, et hetkel näemegi, et me oleme teinud. Eile siit jäime daily suurema timeframe'i daily supporti peale põhimõtteliselt pidama, 31,850 ja oleme teinud uue higher high ja lower low ja praegu isegi uue higher high. Et ootaks arvatavasti mingisugust pullbacki nüüd siin London sessionilt. Mulle jääbki see 32,000 silma, et Wizardil oli ka, et see võib seda ala veel täna hittida. Ja see triangle, mis siin oli, see võib muutuda kokkuvõtteks falling wedge'iks. Et eks näis. Ja mul jääbki nagu see ala siin meelde, see 34,200 praegu, mis oleks järgmine ala, kui ta liigub ülesse poole. Et kui siin me saame mingi
breakout'i, siis ta peaks suhteliselt kiiresti liikuma siit sellest alast siia ülesse poole, sellepärast et siin on päris tühi nagu imbalance. Aga samas, kui me ei suuda seda ala siin breakida, kuna siin tegelikult on väike mingi struktuuri level ja see on ka siin hetkel väike struktuuri level, kus ta on. Et siis vaatakski teda siia allapoole 32 000 alasse ja äkki leiab siit mingisuguse buy. Aga peab ikkagi meeles pidama, et me oleme hetkel suhteliselt bearish tegelikult ja see 29 000 on ka ala, mis võib nagu hoida meeles, kuna see on see likviidsus siin varasem ja see arvatavasti võetakse ära. Et praegu toimub kokkuvõtteks minu arust siis vikide täitmine ja peab olema suhteliselt ettevaatlik turul. Aga üldine seisukord on päris hea, et mulle meeldib, mis ta teeb. Täidab neid vikke ikkagi siin lõpuks ära ja siis suures pildis peaks liikuma ülesse. ETH ootab täpselt samamoodi siis Bitcoini järgi. Meil on siin ülitugev likviidsus, mis oleks tulevikus vaja ära kindlasti võtta, mis kindlasti võetakse. Ja ETH, BTC on püsinud samuti üle key leveli. Praegu Bitcoini tõttu saab siis pullback, aga see on safe. Ja XRP, BTC ei ole suuri liikumisi teinud, põhimõtteliselt koha peal olnud. XRP suht samuti liigub, XRP uuesti liigub põhimõtteliselt nagu Bitcoin, aga XRP, BTC ei ole mitte midagi teinud suhteliselt koha peal. Et see trendline bounce võib siit veel tulla veel. Ja muud ei olegi, et suhteliselt igav on, ütleks nii, et peab ootama ja vaatama, et praegu on selline suht bullish jõud taga, et vaatab, kuidas ta siin alas käitub. On kellelgi veel midagi jagada või küsida või silma jäänud? Ei ole. Ongi siuke aeg, kus reaalselt peab passima, mis on täiesti fine. Jumala hea, et me saame sellest kõik nagu satsiga aru. Ei tee mingid siuksed mõttetuid tehinguid, ütleme niimoodi. Ja keep it super simple. Ja just see, nagu Marko mainis ka, et praegu on igav, on ju. Sealt tulebki see erinevus, et kui kõigil on igav, siis nad ei näpi enam nii palju neid treide ja võib-olla tahavad nagu müüa maha oma need kotid, mis neil on. Aga tegelikult, kui igav on, siis on tulemas nagu tegelikult midagi suurt. Nagu me siin teame, nagu Visartki on maininud, et praegu on igav, aga ma olen tähele pannud, et kui igav on, siis järsku käibki see nii-öelda liikumine ära ja siis alles inimesed ärkavad. Et me peame kannatlikud olema siis, kui igav on. Ja, üks asi veel, mis tähele panna, et kuna see gap on siin selline kõigile nii-öelda näha, siis kuskil eelmise aasta augustis oli ka mingi gap kuskil siin ja siis mingi oodati, et seda täidetakse, aga seda nagu ei täidetud kohe või mingi teema oli igatahes, et alles lõpus kuskil hiljem märtsis on. Et see on see teema, et kuna need gapid on siin ja kõik arvavad, et kuna 98% tõenäosusega need täidetakse ära, siis kõik ootavad nagu pingsalt, et see läheb kohe sinna. Aga market makerid võivad teha nii, et nagu peaaegu läheb, aga tegelikult ei lähe, aga siis läheb kunagi tulevikus hiljem selle veresauna tõttu näiteks või midagi sellist. Et see on ka huvitav. Aga jah, rohkem pole midagi.